Raadio 2 spordiuudistega eetris Rostislav ja Igor. Suusatamisest. Eile keskpäeval selgus, et Norra suusatamise suurkuju Peter Nordhug, kes kodumaa meedia andmetel semmib endise pornonäitlejaga, loobus homme ja ülehomme toimuvast Otepää MK etapist. Ja tõenäoliselt ongi asi selles, et Nordhug eelistab sportimisele oma uue võluva kaaslanna pornostar Ailar Lee seltskonda. Sama uudis teiste sõnadega. Homme ja ülehomme jagavad Otepääl MK punkte maailma parimad suusatajad. Tõsi, eile kui saabus Norra koondis, selgus, et meeste ilmselt suurim staar Peter Nordhug otsustas jääda koju pornostaariga. Ja suusatamisest veel. Töö on hästi tehtud siis, kui ametimees valmistab toote teistele ette nii, nagu valmistatakse endale. MK-etapi peakorraldaja Jaak Maa ehitas Otepää metsade vahel unelmate klassikaraja raskeima, mis kunagi on olnud. Oleksin ise ihanud sellel rajal sõita, aga näed, ei õnnestunud. Sõitku siis teised, ütles Jaak Maa. Veel suusatamisest natuke kaugemalt. Eesti esireket Kaia Kanepi kaotas Australian Openi teises ringis Ekaterina Makarovale 2-6-6-5-7-4-18. Kanepi tugevus ehk serv seekord ei toiminud, sest esimese pallingu õnnestumise protsent oli vaid 52, vastase 69 vastu, Satara 69. 69. Ja veel räägime teile natukene jalgpallist. Eile teatas Nõmme Kalju, et kolib algaval jalgpallihooajal koduselt, kuid kulunud kunstmuru kattega Hiiu staadionit Kadriorgu. Klubi juhtkond langetas selle otsuse vastu tahtmist meie mängijate ja treenerite tugeval survel, nentis Kalju president Kuno Tehva. Leidsime, et see oli vajalik otsust, et saada meeskonna siseselt rahumajja. Natuke mõne sõnaga ka jalgpallist. Nimelt Nõmme jalgpalliklubi on teatanud, et viib esindusmeeskonna meistriliiga kodumängud tänavuseks hooajaks Kadrioru staadionile. Nii palju tänasest spordist, jätkame teiste asjadega. See on Raadio 2.